mul, kelle tundi siis on võimalik vaadata seal, millest Raivo rääkis, et nemad on siis väiksest peale selle draamaga üles kasvanud. Aga kõigepealt siis läheme algusesse, et Margit juba natuke rääkis, et miks siis üldse mängida. Et on ju teada, et need lihtsustavad ja kiirendavad keeleõpet. Suureneb lastel õpimotivatsioon. Tavaliselt teist emakeelt kõnelev laps kardab ju rääkida. Aga kui ta mängib, see on kõik mänguline, siis see stress väheneb. Samuti aitavad siis mängud meil luua keelekasutusele elulise konteksti ja muidugi tekitavad palju nalja ja naeru samuti. Tänu mängule areneb õpilaste suhtluspädevus, väheneb ärevus eksimise ja negatiivse tagasiside ees. Ja millest ka Margit juba rääkis, et see rühma tekkimine tegelikult, kui sa lastega mängid, siis see suurendab hästi palju seda nagu ühtekuuluvustunnet, kus siis nõrgema keelekasutus või keeleoskusega laps saab loota tugevamale lapsele ja siis nad niimoodi ühise eesmärgi nimel toredasti panustavad. Kui me mänge mõtleme lastele tunnis, siis mängul peab olema eesmärk ja õpetajana me peame ikkagi need mängud hästi läbi mõtlema. Siin juba Margiti puhul oli hästi näha, et iga teema kohta on tal oma mäng mõeldud, nii ka on minul keeleõpetajana erinevad mängud siis keeletundi. Ma ei mängi iga tund, et jah, et mängud on nii-öelda ikkagi kord nädalas, ütleme, aga jah, mitte iga tund. Et see ei saa olla juhuslik ajatäide ja samuti peab siis mäng vastama õppija keele tasemele. Riskid, et olen mina ka puutunud kokku erinevate probleemidega. Et kõik õpilased ei taha mängida, et seesama draamavõttegi, ütleme, et ei sobi kõikidele. Ja siis mina olengi lubanud nendel lastel, kes mängida ei taha, lihtsalt olla nii-öelda pealtvaatajad. Et sundida kedagi ei tohi, et see tekitab sellist negatiivset emotsiooni. Olen tähele pannud, et kõik õpilased ei luba üksteist puudutada, et ütleme, et kui on mingid keelemängud või grammatikamängud, kus peab üksteist kas selja pealt puudutama, siis mõnele tundub see, et nad ei taha, et neile ei meeldi, tuleb aktsepteerida. Ja et mina alati küsin enne mängu lastelt ka, et kas see on teie jaoks okei, kui keegi teid katsub. Ja siis nad ütlevad, et ei, mulle ei meeldi, siis me teame, et seda last katsuda ei tohi. Et me teeme teiega ka ühe mängu läbi, et siis küsin teie käest sama asja. Siis teismeliste hulgas on hästi just see, mida teised minust arvavad. Ja siis, et keegi ju ei taha mingi olla lapsik, et ütleme, et õpetaja annab mingi rolli, et ole kuusk, eks ju, ja kuidas ma nüüd olen see kuusk, et teised vaatavad mingi, olen nõme, eks, et see on tulnud mul minu töös nagu ette. Mõni ei taha, ütleb, et mis mäng, et see on nii nõme ja ma ei taha mängida. Ja muidugi ka pärast, just algklassides on see tunnirahu taastamine, et kui nad lähevad mängus hästi elevile kõik ja on tore, et pärast neid maha rahustada on keeruline. Mina kasutan jällegi muusikat, panen rahuliku muusika ja siis ütlen, pane silmad kinni, pane pea niimoodi käte peale ja kuula ja siis muusikat ja siis see nagu aitab neil jälle minul nii-öelda tunniga edasi minna ja nendel maha rahuneda. Ja räägingi siis kohe, et ma tutvustan teile erinevaid mänge ja mina lasen teil muidugi läbi ka neid teha. Et kuna ma ei öelnud enne teile, et oleks kirjutusvahendit vaja ja paberit, siis seda esimest mängu me nagu praegu teiega läbi teeme, tutvustan teile jah, et kirjuta enda kohta 3 väidet. Et ütleme, et kirjuta 3 väidet, aga üks neist ei ole tõene. Ütleme, et kui ma saan uue gruppi, eks ju, siis iga õpilane kirjutab enda, kui on juba suuremad lapsed, kirjuta enda kohta 3 väidet. Üks on vale. Ja siis loe need väited ette.
ja siis meie ülesanne on ära arvata, mis see vale võiks olla. No näiteks ma toon enda kohta näite. Te siis mõelge, mis on minu kohta vale ja Viivika, Margit, teil ma siis palun mitte öelda, sest teie teate. Et mulle meeldib väga aias töötada. Ma olen vanaema ja minu lemmiktegevus on lugemine. Mis te arvate, milline väide minu kohta ei ole õige? Et ma ei ole vanaema. See aias töötamine, täiesti õige, mulle ei meeldi aias töötada. Et jah, vanaema ma olen ja lugemine on ka minu lemmiktegevus. Siis et teine selline tutvumismäng, et nimi ülevalt alla, et iga õpilane siis kirjutab enda nime ja sinna kõrvale siis omadussõna. Et ei pea olema sinu kohta, lihtsalt omadussõna, no näiteks Diana, dünaamiline, I, ilus, A, abivalmis, N, naljakas, A, arukas, jah? Et lihtsalt mingid omadussõnad. Või siis, kui on uus grupp, et tuttavaks saada üksteisega, et selle me teeme teiega nüüd läbi ka. Et mina siis alustan, tere, minu nimi on Diana ja mulle meeldib lugeda. Ja siis sina lähed edasi ja tutvustad ennast ja siis niimoodi saame üksteisega tuttavaks, et ole hea. Minu nimi on Viivika ja mulle meeldib autoga sõita. Minu nimi on Margit ja mulle meeldib päike. Minu nimi on Ilona ja mulle meeldib metsas jalutada. Minu nimi on Siret ja mulle meeldib reisida. Minu nimi on Julia ja mulle meeldib tõukerattaga sõita. Minu nimi on Agnieszka ja mulle meeldib ujuda. Minu nimi on Julina ja mulle meeldib koolitusega. Minu nimi on Kristo ja mulle meeldib jalgpalli mängida. Soojendusharjutused, mida siis tunni alguses mina teen. Et miks need head on? Et nad tõmbavad õpilaste tähelepanu. Kui õpilane tuleb minu ainetundi, siis kes tuleb sööklas, kes tuleb oma nutimaailmast, kes on mingi konfliktsituatsioonis, siis see aitab nagu ümber lülituda. Et ta tuleb tundi, lülitub ümber ja saab aru, et nüüd algab keeletund ja nüüd peab selleks siis ennast kokku võtma. Soojendusharjutused aktiveerivad meie varasemaid teadmisi, ehk mis meil juba olemas on ja loovad ka soodsa õpikeskkonna, et hakkame siis nüüd keelt edasi õppima. Ja siis jällegi näited, et võime, nüüd ei pea kõik seda läbi tegema, aga selles mõttes, et aga te võite, kes tahab, siis võib kohe käega märku anda, et mis mina õpetajana ütlen, et Margit, et kui sa oleksid puu, siis mis puu sa oleksid ja miks? Ma arvan, et ma oleksin mänd, sest mänd kasvab päris kiiresti ja naabrid läheksid ruttu peitu. No nii, kes soovib veel öelda, et kui ta oleks puu, siis mis puu ja miks? No palun. Kui ma oleksin puus, ma oleksin tamm, siis tal on hästi ilusad, kõverad, tugevad oksad. Aitäh. Viivika, kui sa oleksid lill, siis mis lill sa oleksid ja miks? Rukkilill. Sellepärast, et siis ma oleks väga ilusat värvi ja kasvab siin rukkipõllul. Nii, aitäh. Kes soovib veel öelda? No nii, aga nüüd ma palun teil püsti tõusta. Midagi ei ole vaja teil, lihtsalt kõndige natuke ringi, kuni ma ütlen stopp. Kõndige, liigutamine on hea. Nii, stopp. Tehke nelikud. Kujutage ette, et olete pargis ja kes te seal olete ja miks. Ja siis palun. Mina oleksin kass, kes päikse käes pikutab. Mina oleksin tekk, mille peal lavab üks inimene ja loeb raamatu. Mina oleksin see teeliit, mis osutab õiget suunda. Mul on ikka see puuteema, et ma oleksin see puu seal, kes kõigel silma peal hoiab, et erineval aastal natuke erinevat moodi, aga alati olemas.
nii, olete jõudnud. Liigume edasi. Stopp. Tehke kolmikud mere ääres. Kes te olete või mis te olete ja miks? Ma olen ilmselgelt Siia Kalas, et see on minu perekonna nimi. Ma olen mingi tühi pudel seal liiva peal. Kõik on siia sinna. No nii, jõudsite. Kuna te olete kõik püstis, ma hüppan korraks siia valgusfoori juurde, et küsin teie käest ka, et kas teie jaoks on okei, kui teid keegi puudutab? Et kui ei ole, siis kohe öelge, et mind palun ärge puudutage, sest selle mängu nimi on puuduta midagi ja ma palun teil puudutada midagi, mis on valge. Ja see käib kiiruse peale üldiselt. Tahtsin küsida, kas endal võib ka puuduta ja nii, puuduta midagi, mis on kollane. Pesuähne kollane. Ja viimane, puuduta midagi, mis on tumepunane. No nii, aitäh teile, istuge tagasi. Nii Aliase kaartidest Margit juba ka rääkis, mina ka kasutan oma tunnis näiteks, kui on just laste Alias, see on natuke lihtsam, see täiskasvanute oma on keerulisem, aga et just see pilt Alias, et laps tuleb, tõmbab meeskonnad ja siis laps tõmbab kaardi, seletab siis nagu teistele ja milline meeskond siis saab rohkem punkte. Et seda ma kasutan just trimestri lõpus, et kui lapsed on väsinud, siis nad alati ütlevad, õpetaja, kas me täna mängime Alias, ma ütlesin, loomulikult mängime. Ja siis üks soojendusmäng, mida ma olen ka kasutanud, on aastaajad ja kus siis seda praegu ma ei palu teil püsti tõusta enam, aga muidu on need näiteks koopereeruge sünnikuude järgi, ütleme, ja et siis talve sünnipäevad, suve sünnipäevad, kevade ja sügise. Ja siis nad peavad ütlema, et mida sellel aasta ajal teha saab, aga see peab algama siis selle tähega, et näiteks sügisel saab seini korjata. Et siis selline soojendusharjutus. Sõnavaraharjutused on siis just selles, et arendada õppija sõnavara, grammatikat ja keelelist täpsust. Ja siis põhitunnuseks on siis grammatiliste vormide ja temaatilise sõnavara kordamine. Ja üks näide sellest, no näiteks, kes meil võiks luua, et mäng on siis selline, et üks õpilane loeb peast tähestikku. No Viivika, loe peast tähestikku, Margit, ütle mingi hetk stopp. Ei, vaikselt. Stopp. Nii, ja nüüd teie ülesanne oleks kirja panna 30 sekundi jooksul nii palju E-tähega sõnu, kui te teate. Ja seda võib teha siis paari tähega, liiga pikaks ei tohi seda lasta, et siis selles mõttes, et mäng tunni alguses sobib väga hästi. Või siis nimeta. No nimetage kõikidele teile, jah, et nimetage asju, mis on punased. Õun, veri, tomat, roos. Ja. Auto. Ja veel julgemalt. Väga pikkumaks. Nimetage asju, mis on pehmed. Voodi, kaisukarupaadi. Kassi. Vatt. Sammal. Tekk. Ja, nimetage asju, mis on ohtlikud. Elekter. Relv. Ja siin võib hästi palju erinevaid asju siis nagu välja mõelda õpetaja ja lapsed siis võivad siis neid nimetada. Nii, riideesemete kordamine, et just hiljuti oli mul riideesemete teema 6. klassis ja et ütleme, et õpetajal on tähestiku nagu kaardipakk, kus on tähed ja tõmban välja sealt mingi tähe. Ütleme L-täht
õpilase ülesanne on siis nimetada selle tähega algavaid riideesemeid. No kas teil tuleks praegu kohe mingi mõte L-tähega riideese? lips. Lips, jah. Läki. Ja, et on, et seal muidugi osade tähtedega on vähe, aga osadega on rohkem. Siis seesama, mis eesti keeles me ütleme, et on erinev, et ma panen selga, ma panen pähe, ma panen jalga, ma panen kätte, kaela ja jalga, jah. Et õpetaja ütleb näiteks, et kui ma lähen sünnipäevale, siis ma panen selga kleidi. Nüüd järgmine õpilane jätkab. Kui ma lähen sünnipäevale, ma panen selga kleidi ja siis ütled oma sõna. Ehk et siis saab nagu, kuna meid on siin praegu palju, siis on, läheb liiga pikaks, aga proovime teha selle 2 lauaga. Et ma alustan siis Vilka. Kui ma lähen sünnipäevale, ma panen selga kleidi. Kas ma võin nüüd öelda, et jalga? Ei, kõigepealt sa kordad minu seda ja siis ütled enda oma. Et kui ma lähen sünnipäevale, siis ma panen selga kleidi ja jalga kingad. Kui ma lähen sünnipäevale, siis ma panen selga kleidi, jalga kingad ja pähe kübara. Kui ma lähen sünnipäevale, panen selga kleidi, jalga kingad, pähe kübara ja kaela riputan kei. Nii. Kui ma lähen sünnipäevale, siis ma panen selga kleidi, jalga kingad, pähe kübara ja kaela riputan kee ning võtan kaasa vihmavarju. Nii. Kui ma lähen sünnipäevale, panen selga kleidi, jalga kingad, pähe kübara, kaela riputan kee, võtan kaasa vihmavarju ja panen selga mantli. Nii. Kui ma lähen sünnipäevale, panen selga kleidi, jalga kingad, pähe. Me võiksime siit veel jätkata, eks ju, et kõrvalõngad tegelikult ja käevoru, et ja siin ongi erinevad variandid siis, et üks on siis ka sünnipäevale, metsa, sõbraga, ma ei tea, sinna Skyparki, et erinevaid situatsioone või neid kohti ja siis kinnistada sõnavara just, et panen kuhu. Kohvisse pakkidesse, näiteks kui ma reisile lähen, pakin ja, kohvisse. ja miks mitte, et harjutada, sest nendel läheb segamini, et sest vene keeles nad ei ütle nagu, et nad panevad pähe, nad ütlevad sealt, nad ei vaju vist, jah, tõenäoliselt. Siis üks harjutus, mida mina kasutan, siin natuke halvasti on näha, aga on must-valge pilt. Ja mina siis palun õpilastel see pilt maalida värviliseks. Ehk et see on selline kirjutamisülesanne, et õpilane vaatab pilti ja kirjeldab siis seda pilti, kui tema näeb siis, mis värvi see on. Ja hästi toredaid asju lapsed suudavad välja mõelda ja kirjutada. Suhtlusmängud siis on järgmine, et see on siis see minu lemmik nii-öelda ja Margit juba, vaadake Margiti nägu, temale see üldse ei meeldi, aga see on siis, kus suur osa on siis improvisatsioonil, ehk et mitte keegi ei tea, kuidas see olukord laheneb, sest sa pead olema seal nagu valmis igasugusteks olukordeks ja sa ei tea kunagi, kuidas teine inimene seal grupis reageerib või kuidas ta käitub. Ja oluline roll on siis just suhtlemisoskust arendada. Ja üks näide, näiteks, ma ei tea, kes tahab minuga mängida kaasa seda, et see on niisugune paaris ülesanne, et ma siis alustan, teie soovite mängida minu, väga hea, et mina siis alustan ja siis sinu ülesanne on, kuna mängu nimi on eilsel polnud nii, siis sa pead lihtsalt minuga kaasa mängima. Et mina käisin eile kohvikus ja nägin seal ninasarvikut,
kes ütles, et ta sööb siin maailma maitsvamaid pannkooke. ei, see polnud nii, ma käisin eile kohvikus ja nägin seal tiigrit, kes jõi väga maitsvat kohvi. ei, see polnud nii, sest tiigrid ei joo kohvi. mina käisin eile kohvikus ja nägin seal sõpra, kes oli tulnukas. et siit edasi ei käi tulnukas. nii, ja sealt võiks edasi siis minna jah, et selline no see nõuab muidugi juba, 9. klassiga saab seda mängida, et väiksematega on keerulisem või natuke teistsugune situatsioon peab olema. Siis teine, mida ma olen nendega mänginud on, et laps tõmbab kaardi, kus peal on siis emotsioon. No näiteks rõõmus nägu, ja ta peab näitama seda emotsiooni ja teised peavad ära arvama siis, mismoodi see inimene ennast tunneb. Kuna Margit, sina oled meil väga suur emotsioonide spetsialist, siis ma palun tulla sul siia, näidata ühte emotsiooni. Muideks, emotsioonikaardid on täitsa olemas müügil, mul on kaardiga olemas. Et näita ühte emotsiooni ja meie, missugune see Margit praegu on, aga ära väga lihtsalt näita. No pakkuge. Umbuski. No on mingi õige ka olnud või? No niisugune trimestri lõpp. Viivika, palun tule. Ei ole midagi siin istunud. Mis sõna oli õige? No siuke jah, tüüpinud siuke trimestri lõpp. Nii. Muidugi, kes veel tahab? Olge julgemad, lapsed kõik tahavad, nad on kõik õpetaja, mina. Eest-reast kohe jätta. Nii, no palun. Kuri. Solvunud. No nii, ja lastele jällegi meeldib, et selline mõnus ajaviide. Tahtsin panna video, kahjuks ei saanud ja te ei pannud, sest ei olekski meil tööle läinud, sest siin ei olnud internetti. Mida ma olen teinud, et panen tööle, see on Buratino tegutseb jälle, selline tore lastesaade. Panen lastele mängima video, aga häält ei pane. Ja siis lapsed siis saavad, kes siis tahab, alguses ma teen, kes tahab, et kes tahab olla Buratino, siis kes tahab olla Malvina, siin on Artemon. Ja siis video mängib ja nad peavad rääkima. See on keeruline, alguses väga keeruline, aga samas see on nii lõbus, et proovida. Lastele läheb väga peale. See toimub täiskasvanutega ka. Meil oli üks täiskasvanute sünnipäev ja siis lastele mängis kurjad prussakad, mis on hääl oli maas. Lõpuks oli tekst ka kõik olemas, sest kõik tegid teksti sellele. Et jah, selline tore suhtlusmäng siis. Ja seda teeme ka teiega läbi, et just üleeile tegin oma viiendikega ja alustan teiega samamoodi. Mängu nimi on Elaskord ja nüüd alustan, Margit, sina jätkad siis, ehk et meil peab tulema üks muinasjutt. Elaskord üks poiss, kellel oli suur unistus. Ta tahtis saada targaks ja osavaks. Aga seal oli üks väike takistus. Ta ei olnud tark ega osav ja hinded olid tal koolis ka kehvavõitu. Aga ühel ilusal päeval ta mõtles, et peaks midagi tegema, et olukorda paremaks muuta. Seepärast selleks päevaks ta tegi kõik kodused ülesanded ära. Kodused ülesanded oli raske. Ta oskas näiteks loomakeelt ja küsi abi oma kassi. Kass oli nii hea abiline, et laps sai esimest korda elus viia. No see rõõmustas teda nii, et ta mõtles, et võib-olla ta siis ikkagi suudab oma unistuse täita. See tark kass ütles, et hinded ei olegi kõige tähtsamad sinu elus. See tark kass lisas sellele, et
kõige tähtsam on siin omada tarku sõpru. Laps läkski oma sõprade juurde ja rääkis neile oma edusammudest õppimises. Seda kuulasid ammuli suvi ja võtsid selle poisi tarkusetera omaks. Seda kõike kuulis ka üks õpetaja, siis ta mõtles, kuidas saab seda terves koolis seda tarkust rakendada. Selle kohta tehti lausa õppepäev. Kassile varuti hulganisti head ja paremat. Ja kui see kass ei ole ära surnud, siis ta elab täna. Alguses mina tegelane olin poiss, kellel oli suur unistus. Siis üks selline suhtlusmäng, mida olen ka kasutanud, et kui sa oleksid kuulsus siis, et kujuta ette, jällegi kuna aeg sunnib meid tagant, aga et selline mäng, et kujuta ette, et sa oled ükskõik, kas Eestis, väljaspool Eestit keegi kuulsus ja kuidas näeks sinu päev välja. Ehk et siis jah, et kui sa hommikul ärkad, siis mida sa teed? Et selline mäng ja siis jutustad. Ja viimane siis on grammatikamäng, grammatikamängud, millest ma täna jõuan teile rääkida. Mängu nimi on siis Mis see nüüd oligi ja see on selline paaris töö ja selle mänguga harjutatakse umbisikulist tegumoodi. Et see on siis müüja ja ostja. Ma korraks vaatan oma spikrit, et ostja läheb poodi ja müüja küsib, kuidas ma teid aidata saaksin? Ostja vastab, ma sooviksin asja, millega pühitakse põrandat. Ja müüja küsib, kas te soovite põrandaharja? Ostja vastab, jah, täna. Ehk et siis erinevaid selliseid situatsioone, et mida tehakse. Jah, et siis nagu selline mäng paari kaupa mängida. Mida sa eile tegid? On paaris tööna ka, et on lipikud. Lipikute peal on siis kirjas näiteks ma, praegu on kevade aeg, ma riisusin lehti. Aga sa ei tohi seda öelda sõnadega, vaid sa pead näitama, jah, siis mingit tegevust ja sinu paariline peab siis ära arvama, mida sa eile tegid. Ja siis käiakse ringi ja vahetatakse siis paarilisi. Et erinevad tegevused on seal, näiteks tankisin autot, riisusin lehti, käisin ujumas, käisin restoranis ja siis on siuke pantomiimi ja grammatikagi ja siis mida sa tegid, siis kinnistada seda lihtminevikku. Ja mida mina olen teinud, see mulle meeldib, et mulle meeldis see algus, kui me tuttavaks saime, et kõik ütlesid, mida mulle meeldib teha, et selline tore harjutus, et on ringis, istutakse, me täna lihtsalt ei jõua seda teha, aga on ringis toolid, inimesed istuvad seal peal või õpilased, aga üks tool on tühi, tähendab jääb puudu alati. Ja siis seal ringi keskel seisab mängija, kes ütleb, et näiteks mulle meeldib lugeda. Kõik õpilased, kellele see tegevus meeldib, peavad vahetama kohad ja istuma uuele kohale, aga kõrval istuvatele toolidele ei tohi istuda, ikkagi liikumine peab olema. Ja siis see, kes jääb püsti, see siis ütleb järgmise tegevuse. Näiteks mulle meeldib, ma ei tea, telefoniga mängida, siis kõik, kellele meeldivad telefoniga mängida, tõusevad püsti ja vahetavad kohad. Et oma kogemusest võin öelda, kui mina kasvasin lause, et mulle meeldib lugeda, siis mitte keegi ei tõusnud. Nii et ma pidin ka teise tegevuse ütlema. Aga see oli selline lühike väike ülevaade siis minu poolt, mida siis mina kasutan oma nendes keeletundides. Ja muidugi ma olen hästi tänulik oma ülikooli õppejõule Mare Kitsnikule, kes süstis minusse nagu veel rohkem mängulusti. Ja muidugi see, mis ma olen saanud kunagi Anna ja Tatjana Baumi koolitustelt, et need nagu see draama ja kõik, et mängige, see on nii äge. Tahame tagasisidet ka saada. Ma annan igale ühele sellise väikese kaardi.
kirjuta siia peale, mis sa täna siit kaasa võtad